Eesti mängima ja laulma ja siis suhtub, kes tahab ja kes ei taha. Saab näha. No ma kaua minema. Kui maad tead, millegi paadimist tead, ei tea, minu taha. Saab läbi leppida kogu nad siia. Просто еще не знаю, что No muidu ja see on niisama juttu, mine nüüd saab ikka Vaimas me ei kuule. Ta jah, kirjutas seda. Kas mina võin ka pildi peale tulla? Tule istu siia, tule. Aga me saame pärast üksteisele pilti jaotada. Siis saame seltsi lehele ka panna üle. Aga neil mis tegema ka? Sina ka kuuled? Tee esireas. Oli selle hoone näol tegemist kõige olulisema valitsemishoonega, siis töötas ja elas idees Eestimaa kuuega, kes siis loomulikult nimetati Venemaa. Ja tema siis elu ja tööruumid paikusid siin selle Valgesaali ümber. Aga see Valgesaali vastuvõttude jaoks korraldatud on siin selliseid korralikke sööminguid, kindlasti ka kaamermuusika kontserte, mida on täheldatud. No tõenäoliselt siin selles Valges saalis on ka natukene tantsitud. Algas alates Eesti taasehitamisest 1900 sellise väliskäsu austada sellist traditsiooni, et igal hommikul siis on võimalik kuulda lausta. Nüüd iga õhtu, kui väike loojub, mingit piirangut siis kellaajaliselt ei ole, talvetatakse ja on õhtöö siin on kõlamas siin Gustav, nii et seda tuleb minutit lausta praegu.
need lipud, mis Pika Hermanni torni tipus lehvivad, need lipud on liiga tähtsad lipud, et lippu ära visata. Eesti Vabariigis kehtib sellele lipule see oma väikene seaduse pügalgi, siis Eesti moorika seadus, Eesti lipu seadus, Pika Hermanni torni lipu seadus, mis siis räägistab seda, et kui näiteks selle torni lipu vahestatakse ära uus lipp, kuid see võib sõltuda sellest, ma räägime hetkel. Kuid siis, kui need lipud kasutusele maha võetakse, selline lipp, nagu te näete siin praegu, see ei ole sugugi pestud, vaid ta on täiesti autentne Pika Hermanni torni tipus lehvinud lipp ja selle lipu kangas, kui ta meenutab sellist natukene linnast. Kõigest räägin. Nii, no enamus on nüüd jõudnud siia selle Toompea lossi maketi juurde ja siin tegelikult selle maketi juures on kõige varem rääkida siis nendest parlamendile kuuluvatest hoonetest, sest silmaga on siin selgesti näha neid olulisemaid osasid, millest me oleme juba täpsemalt lähemalt veidikene rääkinud, aga nendest osadest, millest te vaatate ka siin seda maketti, siis üks asi, mida te kohe oma silmaga näete, on see, et need hooned on erinevates värvustes ja tegelikult ka erinevates arhitektuuristiilides ümber ehitatud. No sellest Toompea lossi hoonest, millest tipuga enne seda, kui siis valmis maailma vahetult kõige kõrgemaks hooneks on Oleviste kirik. Ja tänasel päeval nagu siis maile oma kabinettidesse. Ja kui meie tulime täna täiesti vabalt siit sellest puidust trepist ilusti alla, et seda maketti ja seda lippu ebaviisak asjad. Ja põhjus oli nimelt selles, et aga sellest sinnikumaalide tooni väga rääkida ei ole. Kus palve kuna puhvetist tihti ei näinud, isegi teine lauda ei jõua. Siis väga tihti, siis ma isegi need vastused võlgu teine lauda näen meile sellised rohekad seina. Nii, kuna tõesti meil aega väga palju ei ole ja natukene me peame ikkagi rääkima väga olulisest asjast nimega parlament, siis alustamegi sellega. Ja meie hetkel teiega siis olemegi jõudnud Eesti Vabariigi kõige tähtsamasse, kõige olulisemasse ruumi. Parlamenti istungite ajal ei pääse. Ka sellisel juhul, kui mitte mingit registreerimist vaja teha ei ole, nii et võib justkui otse tänavalt tulla ja jälgida nii pikalt seda istungit kui soovib. Ja siin on siis käibki koos meie parlament, nii et võidavad siis väga ja peame kuuaga lõppema, täna on nii palju, näed, seal on eestal istuda nimel, tõesta kõnelema, et meil on need saale, konverentsisaale üsna palju, aga siin on näidatud tavaliselt, kui nii suur puht tuleb, et siis hakkab natuke suurema ruumi. Aga näete, ma planeerisin ju päris varakult ära. Nii. Enne kui me nüüd edasi teiega räägime, siis ma ütlen ära, et see torni minek on selline, et torn on kitsas. Kui meenutab Kõppu tuletorni, kes on Kõppus käinud, et selline arhailine, sest et Hermanni torn on vana torn, et te peate nagu ise endale selgeks tegema, kes jaksab minna, sest lifti siin ei ole.
ja teine on siis see, et see on nii palju luksus, et lähete, panete riidesse, jopega, siis lähete torni ja siis kohe välja, nii et ma olen olnud Riigikogus minu kutsel või kellegi teise kutsel, siis asespiiker, kes on meil väga olulist rolli täitmas ja täidab, leiab alati aega, sest et päev on pingeline enne. Ja, aitäh, et kutsusite kõigepealt, aitäh, et te tulite. Eestis süveneb selline arvamus, et poliitika on midagi kahtlast. Et Riigikogu on paremal juhul kummitempel ja ka midagi kahtlast. Kahtlemata igas naljas on terake tõtt ja igas kriitikas on ka terake tõtt. Aga see ei tähenda, et see kõik täpselt on nii. Ka praeguses koalitsioonis, kus on 3 suhteliselt erinevat erakonda, siis te eksite. Kes ütleb veel, et Riigikogu ei too midagi sisse. Narvas on väga elujõuline Eesti kogukond. Tean. Et selles suhtes siin on, mis sa tahad ütled selle kohta? No mis ta on? Annas. Ma pean teile ütlema, aitäh. Et ma olen käinud nii mõneski Paul Keresega seotud paigas, kohas ja muuseumis. Ma tunnistan, paremat Paul Kerese muuseumit ei ole kui ühes Narva koolis, venekeelses koolis. See on nii perfektselt tehtud, mis näitab veel kord, et meil ei ole mitte eestlased, venelased, vaid on Eesti kodanikud. Aitäh! Siin on Narva legendid. Olgu väga. Hyvä, kõike head ja aitäh! Näidati Riigikogu saali keskelt akta-alud olid akta-alused, aga ma vaatasin, et Isamaa ja Reform olid ustele ligemale. Võib-olla lähevad enne. Nagu eestlane ütles, et saab paremini ajava. Oi, see lause mulle eriti meeldis, et selle viimaste kuudega on väga palju erinevaid mõtteid ja erinevaid lauseid tõesti siin-seal kohanud, et see on julgust andev, aga minule andis julgust just see, et kui me teiega kohtusime, teil oli nagu vähe võitu, samas oli teid ka palju ja kolmas, mis oli oluline, see, et teie sõnum või see, mis te öelda tahtsite ja isegi see, mis te ütlemata jätsite, seda oli tunda. Осторожно. Ну, Нина, ты все башни прошла. Один круг. Ну, пойдем. Ой. Наташа. Конец. Вода. Еще попить можно. Еще не конец. Ого-го-го. Если кто потолще, так и не пролезть. Да, это точно. Вот снимите меня тут. Ой. Ой. Нет. Ой. Ой. Ура! Ой, спасибо. Ой, Господи. Aga Steenbok ja Maja Kusan. Steenbok,
Ei tea või? See peaks olema, ei rohkem on. Ei, ma tegin 140 või 100. Vist on rohkem. Ma annan teile vastuse. Хорошо. Здесь вообще уникально 4 цели. Это спустимся до 10. Ну, за 10 минут не Сюда посмотреть. Я думаю, почему вы выходите, что ли? Meie jooksul käime see lõpestas meie jalalihaseid. et on lossihoov ja ümberringi. Miks nad lund pole siit majast ära puristanud? Aga sellepärast, et meil pole turva. Nii, tulge siia ukse eest ära, saavad teised ka sisse tulla, et ega meil tulge siia poole. Kani, kas sina... Oota, veel on üks väär. Küsimused väga soliidne. Meil on varivalitsus olemas tõesti. Punases, mis minister sa oled? Mis minister sa oled? Kui teil on soovid, võite pildistada, et ei ole veel kord. Siia poole, et siin on üks Jüri Ratase abidest nõunikest ja nüüd näeme. Hetkel tal on seal üks väikene selline nõupidamine, et ma loodan, et ta jääb ilma. Muidu ta jääb ilma. See oleks kurb. See oleks kurb. Jah, et te käisite Riigikogus ekskursioonil ära, seal on ajalugu kõik meeles, peas? Peas. Kas siin majas on ka keegi varasemalt käinud? Ei ole. Raha oli palju, hakati ehitama, umbes siis kui pool maja oli valmis, siis tuli välja, et tellijal, et siis Venemaal, kuna neil oli sõda Türgiga, et raha sai otsa. Aga Stenbock siis otsustas, et ta ehitab selle maja oma rahadega lõpuni ja siis hoopiski 1792 ta võttis selle maja kasutusena oma residentsina. Et kohtuhooneks
sai see hoone umbes 100 aastat siis hiljem, 1891. Eesti ajal oli selles majas rahukohus, millest siis ka see tänav on nimetuse saanud. Siis see maja oli kasutuses kuni 1987. Selleks hetkeks ta oli täiesti amortiseerunud, väga halvas seisus see maja. Министр сядут, здесь сидит советник, который по коммуникации работает, чтобы зафиксировать и руководить пресс-конференцией журналистов. Старинное здание, которое реставрировали и стали здесь уже работать премьер-министр и госканцелярии 2000 год, да. Но до того, да, 2000 год точно. Enne seda töötasid nad seal Riigikogus. Да, до того работали в парламенте, там сидел. А остальные министры, мы называем, у нас есть суперминистерство, где тогда на улице Сура Америка, где многие министры, плюс еще у нас есть министр образования в Тарту и Välisministeerium на Ревала. И здесь очень хорошая акустика во дворе, потому что здесь летом проводятся концерты, когда открытые дни, можно посетить, слушать и быть активным участником жизни. Нет. Liipa, 150 meetrit liipa. Kas on veel mingeid küsimusi? Kui Kui oled, siis pange jopet selga, lähme üle hoovi ja hoovis ettevaatus, seal on lumi. Дом журналистов. Дом журналистов. Вот это Липа, посмотрите, сколько здесь ДТР. Так, какие у нас ДТР? Ой, жалко. Турист какой-то работник. А мы что делаем? Это мы чуть Солнышко светит. Дай как спать не Мне надо еще фотографироваться. Et see riigivanemate saalis, kus siis toimuvad sellised suuremad vastuvõtud või kantselei töötajate vastuvõtud või siis sird, sinna pannakse lauad ja siis mööda välja. Kuna on jahe, siis kes sooviks seda korra vaadata tulla, aga ettevaatus. Et siin vist täna maja renoveeriti. Ja seda rõdu enne ei olnud.
Узнаешь пару? Паром. Да. А вон та площадка. Нормально. Там я была. Мы тоже поднимались. Да. Это русский. Все просят Конечно. за позирование. Что им зря позируют? Ой, красавица. А Почему-то у меня не щелкает. Задавайте вопросы. Садись, я тебя сниму. äkki sa räägid midagi vene keeles? Ei luuletust ei ole mälu. Я помню чудное мгновение. Et on vaja need teemad, mida tõstatada, edasi minna. Ma võib-olla ütlen seda, et me oleme praegu siin saalis, kus tavaliselt neljapäevati toimuvad valitsuse istungid. Ja nagu te näete, et mul on väga hea meel teid näha, et Ait Suur on siis circa 18 aastat tagasi, kui siin alustas valitsus oma tööd. Teie olete kultuuriminister ja teie olete peaminister ja justiitsminister ja Eesti valitsuses on siis tõesti 15 ministrit. Lisaks on riigisekretär, õiguskantsler ja riigikontrolör ja valitsuse tegevuse loogika on väga lihtne. Tegevuse loogika on see, et ühtegi seadust ei saa vastu võtta, mitte seadust, ühtegi päevakorrapunkti ei saa vastu võtta, on vastu, siis seda otsust ei langeta. Kui te selle otsuse langetate ja panete hääletusele, siis te olete 20 minuti pärast kukkunud peaminister. Nii et see on väga huvitav väljakutse ja ma tahan öelda seda, et kindlasti minu nagu soov on olnud alati ja on jätkuvalt, et siin laua taga me lähtuksime põhimõttes, et Eestis elab 1,3 miljonit elanikku ja Eesti pindal on 45 teatud investeeringuid sinna tuua. Kas või olgu üks näide, et ma ei hakka siin palju üles lugema, kas või see basseini ehitus Sisekaitseakadeemia kolledži juurde, mis saab avalikuks, ma tean, et Narva on seda oodanud ja see on riigi finantseeringul 8-realine 25 meetrine. Mul oli eile just kohtumine Narva Vabalava esindajatega ja ma loodan väga, et sinna seda kultuuri tuleb rohkem. Ja loomulikult, eks meid kõik huvitab see, missugune on transpordiühendus, missugused on teede olukord, kui kallid on ravimid või missugune on sissetulek või pension. Nii et see on minu meelest olnud minu jaoks väga suurepärane võimalus, et siin seda tööd teha ja püüda seda tasakaalu leida. Ma alati mõtlen selle laua taga, et vaadates siin saalis ringi, siis ma võin julgesti öelda, et teil kõigil on elukogemust rohkem kui minul ja elukogemus on väga oluline alati ja aitäh teile selle eest, et Eesti riik koos Narvaga on 100 aasta vanune. See on midagi väga, väga erilist ja seda tuleb kindlasti hoida. Kui te mõtlete korraks selle lauale ja pikendate seda natukene pikemaks, kus on 10 inimest juures ja nagu ma ütlesin, siin on 15 pluss riigisekretär, õiguskantsler ja riigikontrolör,
siis täpselt 18 inimest siin laua taga istub ja kui nüüd mõelda 10 inimest juurde, see on 28 ja umbes selline laud on siis Euroopa Liidu ülemkogul, kus mul on au olla oma ametikaaslastega ja püüda seda tasakaalu leida ja samamoodi see töötab sellise konsensuspõhimõtte alusel. Valitsuse istungid toimuvad alati neljapäeviti kell 10, istungid on reeglina lühikesed, et istungitele üldse jõuda mingi punktiga, see eeldab mõnikord mitmekuist tööd, mõnikord võib-olla aastast tööd ja võib-olla mitmeaastast tööd. Ma veel kord südamest vabandan teie ees, et see kohtumine jääb üsna põgusaks. Ma loodan, et Jane, sa saad inimesed viia ka ilusti rõdule ja seda rõdu vaadata. Olge seal ettevaatlikud, vaade on ilus ja ärge kartke, ega seal midagi ohtlikku ei ole. Et kui käis siin külas, käivad mõningad kõrged külalised, siis öeldakse, et võib-olla see on kõige parem minna sinna, aga vaade on tõesti tore. See maja on näinud nendel erinevatel sajanditel erinevaid aegu, siin on olnud ka nii kohtuvõim sees, täna on see, nagu ma ütlesin, Riigikantselei ja ma alati mõtlen selle peale, et kui õige otsus, see oli siis 90. aastate seal keskel, et otsustati ikkagi see hoone korda teha ja siia Riigikantselei tuleks. Nagu te teate, tänane valitsus on varsti lõpetamas ja siis, kes siia laua taga istuvad, seda ei oska täna ette ennustada ja seda otsustab Eesti kõrgeim võim, kelleks on Eesti inimesed ja Eesti rahvas. Aga igal juhul ma olen südamest teile tänulik, et te tulite, soovin teile, kuigi kõnniteed on libedad, siis soovin teile ilusat talve, minu meelest Eesti talv on olnud muinasjutuline ja eeskätt soovin teile kõigile tugevat tervist ja soovin seda, et 2019 me suudaksime rohkem ehitada sildasid, rohkem hoida dialoogi ühiskonnas sees, kui olla eri nurkades, ehitada kaevikuid või hirmutada. Seda minu meelest vaja ei ole. Suur tänu tulemast ja palju jõudu teile kogu südamest. Mul on tõesõna hea meel, et sa meie jaoks aega leidsid, et siin on tükike Narvat. Ma loodan, et midagi katki teid. Aitäh. Aga äkki on üks soov. Ja meil on, me oleme ääretult tänulikud seal idapiiri ääres kõige selle tehtu eest, aga meil on üks väga-väga suur südamesoov ja see on eestikeelne haridus Narvas, et ta jätkuks, et ta kestaks, et ta otsa ei lõpeks. Selge. Võtan selle soovi tõsiselt vastu. Aitäh. Документальный на русском языке можно тоже. Я, конечно. Мы сняли этот фильм в Нарве, и в Торонто на кинофестивале этот фильм занял первое место. О, поздравляю. Спасибо. Это важно, потому что фильм посвящен памяти об истории, то, что важно для Нарвы. Спасибо. Я очень надеюсь, что Спасибо. Suur tänu teile. Aitäh teile. Siis ma teen veel üks oma. У меня так фотографии разных человек, по-моему, штук 7 или 8. Просто они все занимают. А, ладно. Парков. Ну. Она и там. Ой, типа, ну как-то. Серьезно. Коля, на тебе. Давай, это решает.
Я тебе дам крепкую. Ой, она и большую съела. Ой, причем в один момент. Останешься голодный. Да, я уже пожевала. Им надо. Ты посмотри, какой ты прожорливый, а? Гульки надо. Так надо. Туда Ну, видишь. Дай мне, я половину. Вот. И гулечки, на, гулечка, И где? Кое-что было видно, да? Давай быстрее. Во, молодец. А печеньку? Вере. Что получилось, не знаю. Ну, ладно. Здесь. Посмотришь, ему кость. Трое детей. Евгений пошел, посмотрел, ты уже придумал, а ты почему? Потому что их репрессируют. Смотри, как подушка сетка. Вот люди-то помнят, говорят. Здорово. А ты вот, знаешь, ты сочиняешь какие договоры. В армии, вот в армии может... Nasi sa trepist üles ka ei riiva. Просто... А есть и
премьер-министр. esimese lätistega ma kaotsin ära. Ma kinkisin, ma ostsin vist 3 kinkisin, aga siis Hansapanka ma ostsin neid olid müügid. Они